positsiooni teiseks meheks. Järgmisena tuleb meil Olav Tagaküla, kes on autot vahetanud. Jah, eelmisel etapil ta küll siin ei osalenud, aga tavaliselt on veidi teise autoga sõita. No ta siin proovis igasuguseid erinevaid autosid. Kas ta ju esimesel karikasarja etapil ei osalenud või? Ei osalenud, jah. Ja noh, tal on siin, ta proovis siin Mustangiga sõita, ma nägin, ja nüüd ta siis on selle GT86-ga või? Ma ei tea, kas see on nüüd rendiauto või ta isiklik, et kuidas ta edaspidi nüüd. Palju raha kott kannatab. No nii. Mees on... Red Bull toetab siis. Ja Red Bull toetab siis, mis pappi on. Siis rahan, jah. Start on antud talle. Ja no algus on ilus, Olavi poolt nagu muud ei ootakski tegelikult siit nüüd, ai. Nüüd läks täitsa murule, jah. Kas see on jälle see nii-öelda kommentaatori needus, et ütled, et läheb hästi ja siis läheb pekki? Ma peaks kõikide konkurentide puhul siis nii tegema. Jah, lõpuks tuled ise vaikselt rahulikult esimeseks. Just. Sellel rajal kuidagi vaikselt ja rahulikult ei ole sellised sõnad, mis sobivad on, siin ei saa. Ei ole variantist väga, jah. Ei ole. No nii, moderaatorid, kuidas meil helitasemed on normis kõik hästi, kõik mõlemad kommentaatorid kuulda? Nii, teine sõit. Alguses nagu läks sealt üle, aga ma ei tea, kui karmilt siin nüüd talle pannakse, mingit deductionit saab, aga kas see ka päris null on, ma ei oska öelda. Oleks arvanud, et läheb rahulikumalt võtma veidi, aga... Aga ei ta ikka, mis sa siin rahulikult võtad, all in. All in. Ja tulevad punktid igatahes, ma näen. Tulevad punktid ja päris korralikud punktid. Liidriks võiks nagu... Ja 79 punkti, et kindel liider hetkel. No ma võiks öelda eelmise võistluse järgi seda, et sisuliselt võiks tulla, ma arvan, et mingi top 5 kvalli kandidaat selle punkti skooriga võiks olla, see on suht raske rada. Et siin võib nii palju asju valesti minna, et ma ei usu, et siin väga paljud seda üldse ületavadki, ausalt öeldes. Siis Karl Lõppu sõitis nulli, et tema ei tule siia, aga Olavi ja Berkeli Bayranid tulevad nüüd. Ja siis me liigume juba edasi top 16 paaride juurde. Et siin teie ees siis Olav Tagaküla. Jaa, sai ka hiljuti alles see auto endal selle liveri peal, et veel eile oli siin täiesti kollane. Viimase minuti kleepimised on toimunud siin. Oi, ja sellise initiation teeb Olav. Klipist küll kaugel. Ennast läks läbi täitsa seal postist, jah. No saab käe soojaks, saab tunnetuse ja ütleme nii, et kompab piire. Seina ääres oli küll niimoodi, et sealt ilusast kleepsust on praegu mõned asjad nüüd puudu, mõned kriimud peal. Vast juba pitis kleebivad neid lisapamperid asju ka. Jaa, Olav läheb top 16 Berkel Kõrgessaarega kokku ja Berkel sõidab oma Bayrani siis nüüd. Nii et peale seda sõitu saab minna top 16 juurde, kus on Bayran ei ole ja kõigil on ikkagi vastane. Võitja! Ja tundub, et Rätil on lowrider amordid pandud peale. Nikerdavad seal. Nii et nüüd on ainult jäänud siis top 16 tundemid, jah. Oma Nipetworksi paari. Siit tuleb nüüd Gert Palumets ja Olav Tagaküla omavahel ja Palukas siis Liid ja Tagaküla Chase. Ja no siit nüüd tuleb, need lähevad kättpidi kokku ka siin, ma arvan. Tulevad autodest välja. Omavahel on ju kõvasti trenni ka teinud ja teavad
kõiki neid kurve, kuidas keegi teine võtab. Teavad, täpselt teavad. Palukas on isegi siin nii pädev, et võib siin isegi punkte anda isegi ise endale, eks ole. Ta saab sellega väga hästi hakkama, ma arvan, jah. Aga siin jah, kommentaarid kohtunike poolt, et seal, kus takkel üle nurgaga maha pidurdas, oli tegelikult full axel zone ja sellega ka see viga nagu võeti. Ehk siis natuke hiljaks jäi selle. Kuidas Nipetworksi sõitma saab? Ma ei tea, pead neile mingit tasu maksma võib-olla, ma ei oska öelda. No nii. Palumetsi sees ja Tagaküla järgi. Nipet ja näpet siis. Nipet ja näpet, jah. Tikku ja taku. Svallis okei. Aga siit nad läksid. No, see tantsupaar on harjutanud. Ei ole midagi öelda. Natukene jääb Tagaküla siin selle poole vahetusega hiljaks, et oleks võinud 0,5 sekundit varem teha. Aga lõpust oli ikka väga ilus. Ja overall ilus show selles suhtes. Ühispilt oli ilus vähemalt lõpus, et. Ja. No nii, ja nüüd ootame siis Tagaküla ette ja Palukas järgi. No ma ei tea, siin antakse autost käppa ka veel ilmselt. No Palukas istub küljes vähe rohkem, vähemalt alguses, aga siin nüüd jääb maha. Maha. Või jäi sinna suitsu taha või isegi ausalt ei oska öelda. Ja Palukal siin esipiduriga üritas sättida, näha oli, esirattad olid blokeerunud. Aga ma arvan, et tundub, et Tagaküla saab siit täna äkki edasi või? Üks on selge, üks Nipetworksi mees edasi saab. No jaa, nüüd tulevad jälle ajaloominutid, sellepärast, et kohtunikud on läinud vaatama replay'd. Ja mis me võime siis öelda, et aastal 2011 juhtus see, et Pikernecki Circuit sai nii-öelda Road Traffic Safety direktoraadi approval'i. Tagaküla top 4 sõit on järgmine. Ja praegu on pandud predictionist Tagakülale enamus punkte. Prediction veel muidugi käib vist. Et saab siin veel ennustada, aga ei käi enam, okei. No kes said punktid sisse, need said, kes ei saanud, ei saanud. Nii. On valmis sõitma ja lähevad siit. Sinimäest Tagaküla järgi. Juba initiationis külg külje kõrval. Väga lähedal hoiab ennast Tagaküla. Väga lähedal hoiab Tagaküla. Kas on ühtegi automängu, kus Tagaküla halb on või? No täiesti haige. Me oleme koos mänginud taga Wreckfesti, me oleme koos mänginud taga Dirt Rallyt, me oleme koos mänginud taga Assetto Corsat ja ta on igal pool fucking esimene lihtsalt. Nagu kuidas see võimalik on? Ma tean talle ühte väärilist vastast, kui temaga drifti sõitma hakkaks, siis oleks täitsa vägev kohe. Kas me räägime sellest piiksust või? Jah, täpselt nii. Et see oleks... Jah, Vinku Piiks, ootame sind ka drifti sõita ja Kaltsifer loomulikult võiks tulla ja kõik vennad. No nii, Tagaküla ees ja Sinimäe järgi nüüd. Restart tuleb vist. Aga tuleb vist restart, tundub jah. Et siin läks midagi lappama.
palju auhinnafond on? Auhinnafond on suurepärased 0 eurot hetkeseisuga. Tegu on karikasarjaga oma lõbuks, hetkeseisuga mingit sponsoreid ei ole. Nii et vaatame. Nii. Vaata, mis tulevikus saab. Saad uue stardi, jah? Sinimäe nüüd viskab jõhkralt nurka seal Chase'is. Aga jõudis järele ilusti. Jõudis järele, aga see nagu selles mõttes kopeerimise mõistes ei olnud võib-olla kõige parem. Aga Tagaküla nüüd teeb ka siin vea ja saab betoonist natuke kõksu. See väike kõks oli tõesti, aga see enne seda oli nagu mööda joont. Ma teen ise ühe replay siin chatis hetkel, et meil ikkagi see sõit jääks ka siin salvestatud, aga vaatame siis, kas siit ma olen suht kindel. Ma ei ole tegelikult suht kindel, aga et üks neist edasi kindlalt saab. Ja, aga ma mõtlen nagu seda, et one more time'i oht on siin suht nagu kõrge, ei või? Ja, ei see protsent võib kõrge olla küll. Vaatame, kas meil ei, kohtunikud on serveris veel. Replay'd ei vaadata, igatahes juua on tuba käsi ja tatti täis jälle. Selle vaidlevad omad seisukohad teistele ka arusaadavaks ja. Jah. Kes meiega vahepeal ühinesid, siis tegu on Eesti virtuaaldrifti karikasarja teise etapiga. Läti Spikerneki rajal õhk 30 kraadi, rada 37 kraadi, tuul 0 kilomeetrit tunnis põhjast. Tundub, et meil on jah selline hea päev sattunud, kus rajaolud ei muutu. Ja otsust ootavad hetkel Ander Sinimäe ja Olav Tagaküla. Sinimäe siis musta korvetiga ja Tagaküla siis selle teise GT86-ga. Aga nüüd tundub, et oleme saanud, mida me tahame. Ehk siis one more time. Ja sõidavad uuesti siis Ander Sinimäe, Olav Tagaküla. Ander Sinimäe siis seekord liidis ja Olav Tagaküla chase'ib. Eesti keeles siis veel kord. Veel üks kord. Ehk siis VÜK või? Mitte OMT. Ma ei tea, kuidas seda hästi. Vükk. Uuesti. Lihtsalt uuesti. Uuesti. Oi, ja Tagaküla istub kohe initiationis väga küljes Sinimäel. Sisuliselt teeb akna lahti ja saab sealt katsuda teist autot. Väga kenasti mõtleb välja, kus Sinimäe siin selle flipi teeb ja tuleb järgi ja oi, mis sõit see oli. Ei ole ühtegi halba sõna öelda. Ja vaatame siis teistpidi ka, et Tagaküla nüüd peab liidima seda rongi siin. No täitsa sõnatuks võtab tõesti. See oli jälle üks. Ilus vaadata, jah? Ära ütlemata hea sõit. On olnud siukseid poolpiduseid tandemeid täna, aga need mehed näitavad, kuidas tegelikult peab. Ega Sinimäe ka järgi ei anna, täpselt samamoodi initiationis. Väga järgi, aga nüüd jääb maha vist natukene. Natuke ei maha, aga tal oli eelmine kord ka sama asi, et seal natukene andi sellele. Aga vaata, see on see asi, mida me präkkis rääkisime, et Tagaküla tahab kattida seda ninaklippi ja nüüd Tagaküla mähib liidi ära. Ja ma siin nüüd ei tea, kas oli nii või naa, aga siin väiksed kontaktid tundusid olevat. No kontaktid olid ja kohtunikud lähevad igatahes replay'd vaatama, nii et nautige, käige vahepeal tehnilisel pausil, võtke uued võileivad, sest et siin nüüd läheb aega. Sul on nüüd tehnilist pausi vaja vist. Ei, mul ei ole enam vaja. Mul on nüüd Pepsi Ultra Max siin ja see ei ole tehnilise pausi põhjustaja. Et Pepsi Max nagu on, aga Ultra Max juba on siuke kõrgem tase.
see aitab natukene jah seda. Et kas seal jah, Sinimäe nüüd piletid pani sisse, et nüüd kohtunikud ilmselt lähevad vaatama ja kuidas seda tegi? Jah. Mulle tundus jah, et võis minna. No kui see nii oli, siis ilmselt on Tagaküla edasi. Aga ei, meil vaadatakse kohe seal. Ja aga kohtunikud vaatavad täpsemalt taasesituse, oleme siis eesti keeles korrektsed, vaatavad taasesituse läbi. Vaatavad. Ja Ander Sinimäe on siit paarist läinud edasi, seega Olav Tagaküla 4. koht, vabandust, mitte 4. koht, vaid läheb pronksi finaali 3., 4. koha peale sõitma. Ja nüüd ongi see, et Oskar Pentmaa ja Olav Tagaküla omavahel ja tead, mis on väga huvitav? Huvitav on see, et Oskar Pentmaa oli kvalifikatsioonis 5. ja Olav Tagaküla oli kvalifikatsioonis 6. Ma just tahtsin öelda, et Oskar peab siin esimesena liidima, et aga nii on, kohtunikud näevad paremini kui meie. Me võime siin vaadata, et sõit oli ilus ja Tagaküla tegi hea, aga noh, nii on paraku. Äkki saab meile jah siin chatis võib-olla mingi info kanda, et mis seal siis oli täpsemalt, et mis ja, võib-olla mõni... Aga seda vist hiljem, et praegu just vaatame sõitu. Ja Pentmaa nüüd ees siis ja Tagaküla järgi 3., 4. koha sõit. No Tagaküla nüüd vihaga läheb sinna külge. Kurat, miks ma välja kukkusin, andke mulle. Ja ega ta ei pruugi ka ise teada praegu, mis ta valesti tegi. Aga nüüd, jah. Meil on väike viga siin nüüd